Mul on hea meel tervitada järgmisi külalisi, tere tulemast ja kas armastus on ajaviide? Tere kõigile. Muidugi mitte, see on provotseeriv pealkiri. Ma sinna tahtsin jõuda just, et osa inimesi kindlasti arvab, et see on väga meeldiv ajaviide, aga teised ütlevad, no kuulge, armastus ja ajaviide, mis see tähendab? Aga tore on ju, kui kohe esimese sõna peale, enne kui üldse tükki näeb, inimene juba mõtleb kaasa. Juba tal tekib hoiakuid, juba tal tekib suhtumisi, mis võiks vahvam olla teatritegija jaoks. No too Krahv, kellest on see lugu nüüd kirjutatud. Kas ta oli siis niisugune vesipruul või oli ta pigem ikka rahvavalgustaja ja Einstein, et kus see liin nüüd jookseb selle etenduses? Etenduses jookseb ikkagi nii, et meil on Krahv ja tema kaaskond, eks ole, meil on ikka Krahv ja eestlased. Et eestlased on selle tüki väga tähtis tegelane. Aga ma arvan, et Krahv oli oma aja inimene. Eks sellel ajal kõik kirjutasid ja lugesid ja kõiksugused primitiivrahvad, nagu eestlased seda näiteks sakslaste silmis olid, tundusid väga ägedad ja huvitavad, et põnev oli uurida indiaanlast või eestlast või hindut, et mismoodi ta siis ka on, kas ta on ka inimene. See on ju ka iseendast põnev. Ja Krahv oli hull muidugi, aga see hullus oli minu meelest äärmiselt produktiivne ja äärmiselt nagu selline loov hullus. Nii et natuke võiks nagu Nikolai von Kleeniga võrrelda või? Jah, võiks. Elas varem, aga ma arvan, et tüpaaž on üsnagi sama. No eks neid hulle Krahve oli Eestis palju, et ikka tema ei olnud ka ainukene, aga selle hullu sildi saamine oli suhteliselt lihtne. Aga von Kleen, kuigi tema oli väga sõnakas mees, ega tema ei kirjutanud eestlastele raamatuid, nagu seda tegi Krahv, Peter August Friedrich von Manteuffel, kellest me nüüd siis tõesti lavaloo oleme kokku sättinud, kus ka tema päris teoste katkendid aeg-ajalt sees volksatavad. Kuidas näitlejate seltskonnale tundub, on see pigem komöödia või on ta pigem sõnumitükk ja kuidas teda proovide käigus on tundunud praegu mängida? See on puhas elurõõm, ma arvan. Ja väga imekspandav ongi see Krahvi elurõõm või selline tahe uudisimu kõike avastada, uurida. Ta ju tahtis kangesti teada, kas see on võimalik, et need samad matsid ka natukene targemaks saaksid või ta ei oska neist midagi pidada, kirjutas endale palakesi, et nad saaksid sealt haridust ja teate, mis mulle meeldib tema palakestes väga, näiteks on see kuulus valm Rohutirts ja Sipelgas, eks ole, kus Sipelgas muudkui teeb tööd, Rohutirts mängib pilli ja pärast sügisel ütleb Sipelgas, et rääsa sulle, ela nüüd näljas. Ja mulle nii meeldib, et Krahv on teinud selle ümber ja sügisel kui Rohutirts ütleb, et ma olen näljane ja anna mulle, aita mind, siis Sipelgas ütleb, tööd sa küll suvi läbi ei teinud, aga oma ilusa viiulimänguga oled sa mu südamele palju rõõmu teinud, tule ja ela talvel mu juures. See on nii kuidagi südamlik, inimlik ja armas ja mitte niisugune vastikult dotseeriv. Tolle aja kirjanikud, eriti kes matsidele kirjutavad, on ikka niimoodi näpuga näitajad, et vaata Mats, siin on nüüd hea ja siin on nüüd paha, siin on nüüd laisk ja siin on nüüd virk. Mulle nii meeldib, et sina, või tähendab siis, vabandust, Krahv von Manteuffel ei ole selline. Ja. Keegi ütles ju lausa, et ta on vaadanud nagu Eesti rahvast nägemisrõõmsate silmadega. Jah, Villem Alto on seda öelnud Eesti uurija. See ongi see, mingi soojus on seal sees kõige selle patususe ja liiderlikkuse juures on olemas. No see liiderlikkus oli ka tollele vist üsna tavaline, vähemalt. Aga mind huvitaski nagu selle loo juures kõige rohkem see, et see, kuidas sellest Krahvist kasvab tegelikult inimene või kuidas ta avastas, et naisterahvas on ka inimene, ei ole pool inimene. Mats on ka ikkagi inimene, elajas samamoodi kärbes. See ei ole lihtsalt niisama pudulojus. Tema on ka, mitte inimene, aga ta on elus olend, tal on 2 silma. Ja see ongi võib-olla kõige õpetlikum minu jaoks selles näitemängus, et kuidas saab ühest kõrgist, tupsakast Krahvist, egoistist, puhtast egoistist saab selline puhas hing. Kas suvelavastus kaasategemine on kuidagi nagu selles mõttes heas mõttes talvisest rutiinist vabanemine, et me teeme seda mitte kvaliteedist küll alla andes, aga me teeme seda teistmoodi. Me teeme suvelavastust. Miks ma üldse ütlesin sellel tükil, ma lugesin Loone teksti ja ma kohe tahtsin, seal oli see kõik see soojus ja see kõik oli sees ja ma nii tahtsin selle tükiga tegeleda ja see soojus ja see rõõm on läbi tegemise olnud kogu aeg meiega. Ja suuresti tänu Loonele, ma usun, sest alguses oli sõna.
aitäh, aga tegelikult ka see sõna sai lihaks ja minul on küll alati kogu aeg nagu rõõmus vaadata neid proove ja ma näen, et näitlejad ise kilkavad vaikselt, teenindajad vaikselt itsitavad ja kõik on kuidagi proovi vaatamas. Ei ole nii, et ma teen oma sutsaka ära, nüüd tuppa sisse, vaatan jalgpalli. Et ta on ikka tõesti nagu nähtavasti selline vahva. Loodame siis, et nii arvavad ka teised, mitte ainult meie ise. Loodame, et see rõõm kiirgab ka ja vaatajasse. Kiitus Eesti publikule, keda jagub kõikjale ja kindlasti ka teie etendustele. See on ju fenomenaalne, mis toimub. Igal pool on inimesi. Igal pool suvel käivad inimesed. Nii et ma loodan, et sama kehtib teie tüki kohta. Otsivad rõõmu. Usume, et nad leiavad ka. Seda on rõõm kuulda. Igal juhul seda rõõmu ja suvist ettevõtmist siis soovin teile ja mingu need etendused hästi ja vaatame, mida see krahv siis seal korda saadab. Ajaviiteks. Ajaviiteks. Jah, sest armastus ju, mis ta ikka on? Ajaviide.